Eesti lauluteemalist õppematerjali sulle tunniks salvestama. Ma tulin õue, mitte ainult sellepärast, et on kevad, mõnus alumiinium taevas ja üldse hoopis teine hingamine, vaid ka sellepärast, et hoiduda kiusatusest selle teksti vahepeale lasta täiesti loogilisel kombel lugusid. Seda paljudel juhtudel autorikaitse ei luba. Ja et mul ei oleks käepärast arvutit, kus panna käima see õppematerjal oma koduleheküljel Aabrami hobulausujad, kus ta on koos embeeditud lugudega, siis ma tulingi õue. Siin on kastekann ja kevad. Niisiis, nagu sa näed, koduleheküljel on selle õppematerjali ja lihtsalt materjali nimi Nublu ja Anne Veski on Eesti Laulu võitjad. Kusjuures kestvalt Tommy Cash ka. Meie tegelikke võitjaid ju näitab see, keda raadios lastakse, keda sa kuuled bensiinijaamas, avalikus ruumis, kelle meloodiaid me hakkame kaasa laulma. Kas sa oskad laulda? Vot nii on. Nii siis, et mitte kalduda kõrvale stiilist kooliõpetaja Kati, selleks me teeme selles pikas materjalis esimese asjana ära eesti keele ülesande üllatus. Me paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud erinevate ülesannete tegemiseks. On sul tagumine külg, on sul laulu sõnade kõrval loogiliselt olev vaba paberiruum. See on laulusõnade omadus. Nad on luuletused ja luuletused on oluliselt väiksem asi kui romaan, aga sisu on sama suur. Niisiis alustame keele ülesandesse, jälle täna väga pikk, et muu ka ära mahuks. Eestlased ei ole kunagi rahul sellega, kes valituks osutub. Koolon ja selgitame, mismoodi me rahul ei ole. Meie tahtsime teisiti, kindlasti on tegemist kokkumänguga üks sõna. Olgu jutuks parlamendi või eurolaulu, loomulikult üks sõna, sest vaata, kui sa jätad eurolaul lahku, siis sul laulab raha, valuuta serenaad. Eurolaul üks sõna. Valimine, mõttekriips, muidu saab liiga palju komasid. Igal juhul oleme umbusklikud, üks sõna, sest elu on meid selliseks õpetanud. Tänavuse Eesti Laulu puhul on märgiline et võistlusel osalenud laule kaasa ei laulda. Kontserdil koha peal üks sõna elati kirglikult kaasa Keter Jaanile, kes püsis rahvas seas suhtlemas kogu pausi aja. Istusime tütar Indiga otse Green Roomi taga, nii et nägime kõike nina vastu lina. Ka seda, kuidas Chocolate Cowboys Vanilla Ninjadele kogu hingest kaasa elas.
väga pehmelt öeldes. See oli imeilus, härrased. Rahvusvaheline üks sõna, žürii eelistas mitmesuguseid, kokku loomulikult meie mehi, ning kui viimaks selgusid telefoni hääletuse, kui me seda kokku ei kirjutaks, siis hääletaks telefon. Telefoni hääletus, termin, üks sõna, tulemused, koma lahkus ja see ei ole mitte sõna kindness, vaid läks ära. Ehmatavalt suur osa publikust vaiksel nohinal. Rõõmu asemel kõneldi veel päevi ja nädalaid, ebaausast üks sõna, kokkumängust üks sõna, koma, mille tõttu on saanud haiget ninjad ja nende lähedased ja on tekkinud lausa uus termin, Eurovisiooni kius. Respekt Lenna, kes oma Lauriga teeb ilmaveere talus kogu seda madinat trotsides viiekäigulisi õhtusööke, võtab vastu lambatallesid, kasvatab oma beebisid. That's my girl. Unibet Arenal olid härrad, abikaasad, üks sõna, vapralt oma kaunitaride selja taga, koma, X-viini karussellini tuleb seda veel ja veel olla ning õigupoolest kokku on hea meelgi, koma, et Keter ja tema jumalikud tüdrukud, neist kaks meie stuudioõpilased, ei sattunud sõimu ja mõnituste ohvriks nagu kõik millegi saavutajad Eestis. Konnatiigi, et ei oleks ühe konnatiik, siis on konnatiik üks sõna, konnatiigi avalikkus, kaks kaad, muidu oleks avalikkus, siis ütlev kääne, tead. Leebus mõnevõrra kokku, koma, kui vanillade comebackile. Niiviisi võib kirjutada transkriptsiooni korras ingliskeelseid väljendeid vastavalt sellele, kuidas me neid hääldame. Lisandus puuduv pool, koma, võib olla muuseas ka koolon, igal juhul ükskõik kas koolon või koma, ta on meil reaalõpus. Puuduv pool, Lauri koma, Egerti ja Taukari Chocolate Samurai, kiiret tervenemist Taukarile. Too epic to be true. Samuti on olnud liigutav rahva tegeliku lemmiku Keter Jaani suhtumine. Ta on sooja ja siira poolehoiuga üks sõna, laulnud fraasi too epic to be true, panin jutumärkidesse. Kui ei oleks pannud, siis oleks tulnud panna ta kursiivi, sest see on absoluutselt ingliskeele. Samal ajal koma, kui rahulolematud üks sõna on urisenud ja nüüd tuleb otse kõne. On urisenud, koolon, jutumärgid algavad alt, too epic, tubidu, jutumärgid kinni. Nii nunno. Maestro Sven Lõhmus võitis igal juhul ning jääb loota kooma, et mõni tänavune konkursilaul, üks sõna, saab ka rahvale armastatuks eetris ja eliiti tantsitamas. On endiselt espresso macchiato, jutumärkides seis, laulu nimi on see.
ning presidendi vastuvõtul kokku olid mõlemad. Rahvas laulab peast kaasa. Niinimetatud lühendid eesti keeles on ilma konn. Päriselt. Esimene konn. Oi, delfiin leidis konna. Äkiusa, ta on alles nõrguke. Konna leidsid, tubli tüdruk. Rahvas laulab peast kaasa niinimetatud nublukaid. Ise tegin selle sõna ning tekibki küsimus, miks ei esitanud kontestile, võtsin inglise keelest oma laule Nublu, Sam ongi väikese tähe ja ääga, kontrolli kui ei usu, Lemsalu ja Satpalu. Õnnitleme teenetemärgi puhul. Eks selleks, et mitte koolikiusu üks sõna mentaliteediga rahvuskaaslastelt üks sõna igal juhul kambakat saada ning mitte Viini ega Berliini trianglile sattuda. Triangel muuseas on kolmnurk. Nüüd tead. Võimalik, et Strauss keerleb reaalselt hauas ringi valsside kuningas Viinist, kui Eurovisioni ühe iga võidabki Soome Linda ja Pete Lõjägin heitin, nagu praegu prognoositakse. Ja see link, mis on teksti sees, mu koduleheküljel embeedituna avaneb otse. Järgmiseks on sinu ülesanne kirjuta, kas ja miks Eurovisioni jälgid või ei jälgi ning millist muusikat eelistad. Kõigepealt on siin inglisekeelsed sõnad, The Game, autor Sven Lõhmus. Ei hakka ette lugema, teate, meil on siin ikkagi keeleseadus, eesti keele tund ja üldse, on ju. Küll aga tegin ma niisuguse asja, et ma lasin selle laulu sõnad läbi Lingvanex tõlkeroboti. President ütleb ka, et robotid on meie sõbrad. Ja mida siis meile refereeri ja analüüsi? Palun, millest jutustab mäng ja millest ta siis jutustab tõlkeroboti sõnul. Kes ütleb, et armastus peaks olema nagu maskeraad? Milline hoolimatu viis elada? Aga sa tead, kuidas ma olen? Aitäh, robot. Milline ma olen? Kui maailm hakkab hasartmänguna välja nägema, kui universum täringuid veeretab, no ma lihtsalt ei saa ennast aidata. I can't help, see on siis, ma ei saa parata. Robotikene. Sa oled paremal pool minu halvast küljest. Ütleme siis nii, et sa oled parem pool minu halvast küljest. Vaatame, kas jääme ellu. Mängime mängu nagu bandiidid, elades nagu mõned armastavad purjusfanootikud. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ma arvan, et see meeldib mulle ja ma arvan, et see meeldib sulle. Mängime mängu nagu bandiidid, elades nagu mõned armastavad purjusfanaatikud. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ma arvan, et see meeldib mulle. Ja ma arvan, et see meeldib sulle ka. Sa tead, et me oleme nagu suits ja tuli. Mässuliste armastuses on see üks ja see sama ja kui on õige aeg, tule, mängime mängu, sa oled parem
pool minu halvast küljest. Vaatame, kas jääme ellu. Ma vaatan, kas, ma ei tea, kui palju see veel kordub. Siin on üks uus lõik. Selle loen ette. Sa oled mu tuleviku paroolid. Mina olen sinu mineviku võti ja on tunne, et see on sissetungija. Aga ma armastan armastust, mis meil on. Mängime mängu nagu bandiidid, elades nagu mõned armastavad purjus fanaatikud. Aga ma armastan armastust, mis meil on. Mängime mängu nagu bandiidid. Allikas Lyric Find, laulu kirjutaja Sven Lõhmus ja siin on siis link ka. No mis sa ütled siis nüüd? Mulle nüüd juba tuleb kuidagi mõningase pingutusega meelde see laul. Sel hetkel, kui ta ei võitnud, olin ma suhteliselt morn, nii nagu võis olla ju siis morn ka Andres Kõpper, kes jäi teiseks. Njöp, you know. Nii, järgmiseks on meil siin reas kogu playlist. Pealkirjad on tähenduslik nomen est omen, ehk siis nimi on tähendus. Loits ja mantra nagu ka sõnade sõnum, minu isiklik pingerida selles ülimalt tugevas ja võrdväärses valimikus. Esimene Keter Jaani, absoluutne rahva lemmik kuni Nobluuni. Marta Pikani oli minu jaoks teisel kohal. Kell 6 säravalt värske uustulnuk. 3. Laura Brits, Warrior, sõdalane, vankumatu igiliikur ja kõigi kolleegide fännaja, ei ole õige eestlane, jumalik naisetükk. Nii, ja siis läheb nimekiri edasi. Siin vahel on kogu aeg need embeditud lingid ikka. Stockholm Cowboys, Last Man Standing, efektne teos on YouTube'is leitav ka keldi, Itaalia, Hispaania ja prantsuse versioonis. Keeleõpetajana juhin tähelepanu, et omadussõna tähenduses kohanimed on väikese tähega. Seejärel Uljana Rhythm of Nature, puudutav suhtumine ja suhestumine ning lummav kleit. Kui keegi mind kunagi presidendi vastuvõtule kutsub, siis ma laenaksin Uljana kleiti ja suhtumist ja noorust. Nöp, Days Like This, žürii favoriit. Glitcherik ja Max Jolly Roger, teate, see on eesti keeles ja jube hea noorte lemmik. Seejärel Ant ja Minimal Wounds, haavad. Don't wanna fail, aga mis tahaks. Antile omaselt teraval distantsil. Ta ei lase endale ligi. Sinna need hääled lähevadki. Täpsemalt öeldes nad ei tule. Robert Linna, Metsik Roos, armsalt oma ja tiba igav. Sorry, Robert. Vanilla Ninja, mul on ta selle koha peal. Vaprad pereemad. Ja anna andeks, kallis, ilus, väike Grete ja sinu laev taevas jäi, sinu laul taevas jäi üles. Kõrge noot ja käsitöine suur töö olid võimsad, aga ... Sinu missioon on nüüd koostada oma pingerida.
väga tõenäoliselt sind ei huvita Eesti Laul, sa väga arvatavasti ei ole sihtgrupp, täiesti lubatud. Vaata nad üle. See on meie rahvas, see on meie kultuur, see on meie muusika. Liiatigi on laulu sõnad üks pagana hea poeesia ja sa kuuled kohe. Nii siis, Kesselaid. Nublu ju mitte Vingu Andor ega Vingu Viiul, vaid meie oma Nublu. Feet Thieves City 44. Ja sõnad on sellised. Nende sõnade puhul, kui sa oled oma pingerea ära koostanud, siis nende sõnade puhul on meil ees ülesanne analüüsida selle laulu tegelikku sisu ja vormi, miks sellest sai hetkega rahva lemmik ning kuidas selline huumor ja absurd eristab elavat inimest tehisarust. Ükski robot ei ole inimlikult, elegantselt, soojalt, kargelt, kuidas iganes, huumorimeelega. Teate ka, et nii nagu ükski tehisintellekt ei tee järgi Anne Veskit, pillepürg peaaegu teeb. Samamoodi ei ole tehisintellekt ei praeguseks ega ka tulevikus absurditajuga. Mis need sõnad räägivad siis? Alustasin Tallinnas, sõitsin läbi Nõmme, loomulikult meil jätab. Meil kõigil on juba ammu see peas, viis on kukla taga, taltsutan ennast ja siiski suhtun asjasse kui luuletusse. Amet selline. Alustasin Tallinnas, sõitsin läbi Nõmme, siis Haruteel sai tangitud ja turbas tundsin tõmmet, ristilt ostsin söögipoolist, Lihulas tegin toobi, roolis. Ja kui jõudsin Virtsus kaasasse, mu reisiplaan sai hoobi. Ma tahaks laulda, ei tohi. Pool praamipiletit, terveks polnud raha. Saarde ma ei saanudki, tulin Kesselaiul maha. Pool praamipiletit ma rohkemat ei taha, Saarde ma ei tulegi. Junnib ka. Lähen Kesselaiul maha. Juustest võtsin adrupuntrat, videos on need spagetid. Adru on tumepruun. Kuivatasin püksid, ei märganud ühtki hingelist, kuid ma ei olnud üksi. Tead, et siin on võti. Kui sa vaatad videot, mille kohta on loomulikult öeldud ja tõestatud, et see on plagiaat. Kõik siin ilmas on juba olnud. Kui sa vaatad videot, mismoodi satub inimene talviselt Eestimaalt praamilt keset väikest väina maha astudes Soojamere saarele, troopikaidülli. Vaadake, mul puudub igasugune kogemus narkootikumidega, absoluutselt puhas. Aga mina ütleksin, et tõlgendamise võti asub kõrgematel korrustel. See asi on high. Naljakalt high. Niisiis ta ei olnud üksi. Ei nüüd muret, torgi mind, teen rannaniidul tuld ja kui tarvis tulehakatust, siis taskus selleks mul, teate küll, pool praamipiletit, terveks polnud raha. Saardemaa ei saanudki, tulin Kesselaiul maha. Pool praamipiletit, ma rohkemat ei taha. Saardemaa ei tulegi, lähen Kesselaiul maha. Tsukkamees. Ja siis on siia öelnud Murutar, kui kellelgi see lugu veel meeles ei olnud, siis nüüd ikka on.
ehk siis nii nagu palutud, sina analüüsid Kesselaiu sisu ja video vormi, miks sellest sai hetkega rahvalemmik, seepärast, et sa ei saa ennast tagasi hoida, sa tahad kaasa laulda, noh. Ja selle oma analüüsi saad sa siia kirjutada, siis ei ole sul vaja ekstra paberit võtta. Las puukene kasvab edasi, on ju? Oi. Maantel on motikad. Aha. Suunaga Virtsule, ma ei või. Teate, kuhu sealt saab Kesselaiule motikaga? Nii, siis ma asetasin sulle, kallis sõber, sellesse materjali ja panin ta oma kodulehekülje nii avalehele kui rubriiki Kati lood ja laulud. Asetasin kõigepealt Sven Lõhmuse Too Epic to be True English. Sinul on tänu sellele koht, kus analüüsida Kesselaid, on ju? Ja seejärel lasin ma, kust ta algab üldse? Aha. Selle epiku läbi Lingonexi. Ütleme nii, et puudu on mõningane Leelo Tungal, Jaana Hallas, Salis, no võtke kas või Murutar. Igatahes robotiline saavutus eesti keeles kõlab nii. Sina teed nendest värssidest sisu kokkuvõtte. Liiga eepiline tõsi olla. Aga siin ma olen sinuga sädemeie vahel, kirjutas meile süžee. Liiga eepiline tõsi olla, võib see olla taevas, võib-olla olen ma lihtsalt loll, võib-olla oli lähemal, kui arvame. Ja mul on selge vaade, kui ma ütlesin, et armastan sind, ma mõtlesin seda tõsiselt. Seda ei ole nii raske uskuda, liiga eepiline, et tõsi olla. Aga siin ma olen sinuga. Säde meie vahel, kirjutas meile süžee, liiga eepiline, et tõsi olla. Võib-olla olen ma nii hoolimatu, ma ei mängi reeglite järgi. Võib-olla oleme lähemal, kui arvame ja meil on selge vaade. Kui ma ütlesin, et armastan sind, ma mõtlesin seda tõsiselt. Ma tunnen ennast nagu ladinas eepile. Eestikeelset tõlkelugeja, seda ei ole nii raske uskuda. Liiga eepiline, et tõsi olla, aga siin ma olen sinuga. Säde meie vahel, kirjutas meile süžee. Liiga eepiline, et tõsi olla, mu elu oli kontrollimatu. Puhas mässulist ja rock'n'roll, enne kui sa minu juurde tulid. Niimoodi liiga eepiline, et olla tõsi, aga siin ma olen sinuga, säde meie vahel, kirjutas süžee. Liiga eepiline. Allikas Lyric Find. Laulu kirjutaja Sven Lõhmus. Autori õiguse subjekt, objekt, mõlemad. Meie ninjad, ütleb Murutar, on kaunid kangelannad, kes ehitavad üles talusid, sünnitavad arvukalt lapsi, kasvatavad neid eluterves keskkonnas, keset loodust ning teevad nii emade kui loojatena 24/7 üleinimlikult palju tööd. Ilma veere värk seilasime, teame. Ja siis olles korduvalt nüüd ka oma sõpru sünnipäevade puhul õnnitlenud Chocolate Samurai ehk siis ninjade meeste ajutise bändi versiooniga unplugged akustiliste kitarridega. Ai, kui hea see on. Ütlen ma, Eesti laul
ja Eurovisioon on meele ja lahutus jaksumaksja raha eest. Teate, mis juhtus? See oli näpukas, muidugi see pidi olema maksumaksja. Meelelahutus jaksumaksja raha eest ja kui ma seda vaatasin, see oli nii täpne, nii äge, nii õige lapsus, et ma ei suutnud seda kahjuks ära parandada. Jaksumaksja, sina, mina. Pangem pereemadele mehed kaasa. Hoidkem kokku ja toetagem üksteist, et ei juhtuks pidev, kindel, hääletu hääbumine, mis on Alar Karise väljend. Ja see hääletu hääbumine on praeguste eestlaste kaubamärk. Ma tänan õnne, et otse kohe siis, kui oli ära olnud see Eesti Laul, tuli A-gripp. Ma oleksin muidu olnud siuke võltsin, käi hääletus. Aga ma jõudsin õnneks näha Keter-Jaani suhtumist. Ma jõudsin õnneks näha, kui paljust pääsesid Keter-Jaani ja minu tüdrukut tema tantsijatena. Ma jõudsin näha, missugune on Soome laul, kogeda Nublu tähelendu, vaadata presidendi vastuvõttu, kus Anne Veski oli rahva tantsumuusik ja Tommy Cash kutsutute seas. Ja ma jõudsin välja mõelda, kui tohutult erakordselt tähtis on reaalselt hoida omavahel kokku. Mõlemas mõttes. Kokkuhoiu ja kokkuhoidmise mõttes. Arvestades sellega, missugused on Vanilla Ninja teened olnud 20 aastat. Las nad lähevad. Kui keegi siin riigis rahva tahet kuulaks ja arvestaks, no paneks mehed kaasa. Palun ärge tehke üksteisele haiget, sest teate, meil on kevad. Mingu meil kõigil hästi. Meil on tavaks öelda sõpradega, kui ühel läheb hästi, siis läheb kõigil paremini. Ups, ma näen grilli. Varsti. Ole hoitud, kallis.